sisserändajaid aastapäeva kõnes. Mul on tunne, see vastik närvis viia minu läbi. Ja kus mul seinasaad siin on? Ja Eestile oleks kuningat vaja. Sofi ei suuda teda vaadates naeru tagasi hoida. Maletud post. Ma tean ju, kelle naljad need on. Kõik ülemuse asetäitja naljad, Kõik sellepärast, et ta on kade mu peal. On ikka kui viinikule. Pidevalt, igal sammu, igal pool teeb kuri. Ma pean selgusele juurde. Miks olen mina ikka veel mingi tühine ametteeka? See ei saa nii olla. Esiteks, Inglismaa ei laseks sel sündida. Teiseks takistaksid kogu Euroopa poliitilised asjatoimetused ju seda. Ausalt öeldes, ma olen sest kõigestki läbi. Ma tunnen ennast laibana. Ei suuda süüa. Ei suuda juua. Enamus ajast vedelan moodis. Ja mõtlen Eesti üle. Aprilli 43. päev, aasta 3000. Tänane päev on suursugune ja pidulik. Eestil on olemas kuningas. Ta ilmus välja. See kuningas, see olen mina. Täna sain ma sellest teada. Ma ei kujuta ette, kuidas ma võisin üldse selle peale tulla, et ma olen mingi amet. Ja kuidas sai selline mõte mulle üldse pähe tulla? Ja et teised teada ei saanud, muidu oleks mingi hullumajja pistetud. Nüüd on mu ees kõik uksed valla. Nüüd näen kõike selgelt nagu peopesa. Ja kõik see sai juhtud ainult sellepärast, et inimeste arvates on nende aju peas. Üldsegi mitte. Meie aju toob ju meieni Kaspia mere tuul. Siini ei teadnud keegi, kellest seda armunud on. Mina olin esimene, kes selle talle avaldas. Ta on armunud, kunagisse endasse, näete seal. Saali taga otsast vaatata meid. Näh, selle pasukese selja taga. Nüüd peitus juba mehe pintsaku taskusse ja seal viibutab ta kutsuvalt oma sõrmi. Ja näitu kunagiga kindletse!
ametnikest isakesed, kes nad koolitavad igast suunas, väites, et nad on patrioodid ja ronivad igale poole. Raha, ainult raha tahavad need patrioodid. Isa, ema, jumala müüvad maha need auahmed. Veebruarius. Niisiis olen ma Eesti kuningas. See juhtus nii kähku, et ma ei jõudnud toibudagi. Täna hommikul saabusid mu juurde õukonna saadikud. Me istusime autosse ja kihutasime nii kiiresti, et me olime hetkega lossis. Ja kohe esimeses ruumis, seal oli nii palju pöötud peadega inimesi. Ma sain kohe aru, need on ülikud. No või siis sõdurid. Riigikantsleri käitumine oli ainult selline imelik. Ta tiris mind kätt pidi ja siis surus ühte mingisse pisikesse ruumi ja ütles, et istu siin. Ja kui veel nimetad ennast kuningas lembituks, siis teen sulle põlusüsti. Aga ma ei jäänud vaid. Ja kantsler tegigi mulle valusa süsti kätte. Aga ma vidasin vastu, sest mulle meenus, et see on rüütlite kõrgemasse seisusesse pühitsemise komme. Ja nad tulid mulle järele. Aga minu imestuseks viisid nad mind ainult koju. Nii suur võim on Eestis rahva kommetel. Selle sama aasta jaanuar, mis juhtumisi saabus peale veebruari. Siiamaani ei saa aru, mis maa see Eesti on. Kommetest ja etiketist Eesti jõukonnas ei hoolita. Ma ei saa aru. Ei saa aru. Mitte midagi ei saa aru. Täna aeti mu pea paljaks, ehkki ma lõugasin täiesti kõrist. Ma ei soovi mungaks hakata. Enam ei jaksa. Jumal, mida nad teevad? Nad valavad mind külma veega üle. Nad ei hooli mind. Nad ei kuule. Nad ei näe. Sunnivad sööma neid imetablette. Torgivad
võlunõeltega. Mida ma olen neile teinud? Mille eest on mind piinanud? Mul ei ole midagi. Ma ei ole enam võimeline vana. Aidake. Viige mind siit minema. Kui inimeste liikuvad au, kiitus, sõprus tunda saad, kõik siin põlvad vitavad, kui usk ja armsust langevad. Taevas on minu eest valla. Tähe keelib kauguses ja metsana tumedate tüvedega kihutab mööda ja sink ja sudu laotub jalge alla ja udust kostuvad viiulihelid ja ühel pool on meri. Teisel pool tulevad Eesti tared lähemale. Näe, kas see seal udus ei ole mitte minu kodumajakene? Kas see pole seal akna all mitte minu ema? Siis ema süda ilmsiks läheb, siis veel üks paik sul alles jääb. Ta julge igal maal truukinda ema rinnama. Ema, päästa oma poeg. Poeta oma pisarda haigele peakese.